Ma mõtlesin veenide peal ja siis ütlesid käed, on ju. Aga miks sa arvad näiteks mingi pea peal ei ole, vaata? Ta on lihtsalt nii kurikuks. Ta on nii suure pinge talus. Sa meeldid mulle, olenemata, et sa elad Kundas. Kirjuta mulle. Ja Allan Ragnar. PS ainult naised. Ja siia on pandud telefoninumber ka. Maria 321, kas me helistame või? Me helistame talle. See on okei, teeme ära. Ja ta vajutas. Kas sa ühe korra veel ei taha proovida või? Welcome back to my channel. Oota, näitasid ühte tüdrukut või? Jaa, ma tegin. Welcome. Sa tee. Ei tee, sa tee. Okay. Welcome back! Järjekordne episood Õhinapõhine podcast. Mina olen Triinu ja Maria. Tema on Maria, meil on siin Maria. Viimane episood tuli välja minul koos Reimoga, kus me siis rääkisimegi nendest mõtete kastist, mis on kooli peal pandud ja nüüd meil on seekordselt siis sõbrapäeva eri. Seega need kastid täitusid tohutult kiiresti täis, ma ütlen teile. Ma arvan, me otsime vist üleval ainult nädal aega ja juba sealt oli korralikult materjali. Ja nüüd sõbrapäev on äsja olnud, oli eile ning siis varsti tulemegi juba uue episoodiga välja. Aga vaatame, mis te olete kirjutanud, kas siin on mõni äkki selline väike confession, armudraamad, asjad, nagu kasti peale pani. Okei. Sa oled nii ekstaasis, et sa isegi suuda neelata. Mul on kops kokku juba. Nii panevan. Oota, valus on siit. Okei, hakkame pihta. Tavai. Nii, mis kastid meil käes on täna? Sõbrapäeva eri kastid käes. Ja siin on kogunenud päris korralikult, ma võiks öelda, materjali. Tšahka. Ja tundub, et teeme kähku, on ju. Teeme kähku, meil on pinge peal. Jagame, mis mõtted on tulnud kooli pealt siis. Just. Kõik head ja huvitavad. Tahad alustada või ma alustan? Alusta sa. Nonii. Esimene kohe. Nonii. Mulle meeldib, ma ei oska seda nime, Elvira Protosova. Kui sa tunned ennast ära, siis sa meeldid kellegile ja siin all on 3 süda. 3 süda, on ju? Esimene confession. See on extra love. Nii. Järgmine. B-korpuses liigub üks nunnu kossu poiss ringi. Äkki keegi teab tema telefoninumbrit. Instas ta mu DM-idele ei vasta. Kurb nägu. NB vist oli Keilast. Eesti on väike, aga kossu poiss vasta ma DM-idele. Ja Keila on veel väiksem. Jaa. Aga kuule, paneme need, mis on ära öeldud, lihtsalt paneme siin. Okei, no viskame lihtsalt maha. Nii. Nii, meil on uus nimi. Meil on Kaur Kurg. Sa oled parim korvpallur. Kõik pikad poisid tead. Jaa, korvpallurid on pikad. No, pikad poisid jäävad vaata silma, sest nad on nii pikad. Ma armastan Villemit. Süda. Aha. Tahaks teada, millist Villemit ainult. Oota, mis selle eelmise venna nimi oli? Mis ma ütlesin? Kaur. Aha, oli on ju. No järgmine Kaur Kurg. Igatsen sind tagasi Saaremaale. Sa oled päälinna ma eeldan, et sa oled päälinna nii muutunud. Palun tule tagasi. Ehk siis ta oleks päälinna, ta on muutunud. Ta tahab, et ta tuleks tagasi. Oota, Saaremaalt oli või? Jah. Okei, miks on nagu nii hateful näoga vaatad? Saaremaalt tulnud inimesed on ka inimesed. Ma olen Päälinnast pärit, aga mitte mis siin muutuda saab. Ta on ära tõusnud lihtsalt Tallinnaga. Okay. Kallis Siimen, oled nii tore ja armas. MO23. Kallis, kes asi? Siimeon. S-I-M-E-O-N. Esimest korda, kui on sees nime. Confession. Võib-olla. Confession. Okei, siin on lihtsalt mingi Kallis, Jaan, Matis.
aitäh teile. Kellelegi on see Jaan-Mattis kallis. Ma arvan, et ta hakkas kirjutama, aga ta ei julgenud. Aga ta oli nagu, ma saadan ikkagi igaks juhuks ära. Aga asi on selles, et see on anonüümne, meil pole õrna aimugi nagu, kui sa just oma nime sinna alla vaata ei pane või sul ei ole mingi ekstra huvitav käekiri, mis on üle kooli ära tuntev, siis me ei saa ju aru, kellega tegu on. Siin koolis käib absoluutselt, no siin käib 3000 tudengit, me ei tea. Live, laugh, love, Margit Kuusk, tõka parim õps. Keegi teab, kes on Margit Kuusk? Jaa, tean küll. Mida ta annab? Ta annab moetööstusele. Selge. On siis tore, jah? Jaa. Lähme edasi. Tegelikult ei, inimesed on toredad küll. Nii, meil on Maksim Zeltov ja meil on KTH 2025. Ma ei tea, mis see on. KTH. Nulli teed. Ma ei tea. Mingi, ma isegi ürita nagu. Ja siis siin on 3 süda ja siin on XOX. Ehk siis kisses, haaksen kisses. Ehk siis rohkem kisse kui haakse. Ta tahab musitada sind. Nii. Tal on mustad juuksed, rohelised silmad. Väga kurvikas tagumik. Is this a play about us? Nad leidsid neid. Lühem kui mina. Süda. Okei, nagu siin kooli peal on päris palju selliseid neiusid, et... Ma mõtlengi, ta on nagu mingi tumedad juuksed ja sinised silmad. Okei, iga tšikk siin neid. Pean saama Bipile, muidu suren. Ma ei tea, mis on BIP. Mis see oli? Blended Intensive Program. Mis asi see on? Blended Intensive Program. Erasmus? E-Erasmus või? Erasmus. Kui välk kooli tuli, muutus kõik mu jaoks süda. Kes see välk on? Palun öelge. Mul on vaja teada, ma hakkan guugeldama reaalselt, nagu Instagrammitama lihtsalt otsima. Ja kes see teine vend oli? Kelle kohta oli ka mingi Kaurkurg või? No sellega, temaga oli praegu 2 tükki. Okei, no vaatame. Kaurkurg Saaremaalt on ju. Nii, järgmine. Kallis, Romet, ma eeldan. Ritari. Igatsen sind ja loodan, et tead, kes ma olen. Hüümärk. Ja siis siin all on sinu M. Mingi M. Ja süda on ka. Jah. Oh my god, oota, see on nagu niimoodi. See on nagu kiri, vaata. Romet, Ritari. Oota, aga kas tema siis kirjutas või see on talle? Ma arvan, et see on talle. Aha. Aga ta lihtsalt tahtis teha nagu ilusa nagu kaunistusena ka, vaata. Nagu kaardike, vaata, avad. Nii, no siin on ikka pühendusega. Sa tead, et nagu naine on selle teinud. Sest see on nagu läbimõeldud. Sa saad käekirjast aru. Käekiri on ilus, jah? Jaa. Käekiri on ilus. Sa saad aru. Loodame, et siis see Romet kirjutab. Nei ole. Mingi M otsib sind. Okei, mul on mingi megapikk kiri siin. No nii. Meil käib koolis üks poiss. Välk. Kes on mulle silma jäänud oma armsa naeratuse ja ilusate, ma arvasin silmadega, aga ei veenidega. Prollin, vaata siin käe peal. Ja, okay. Soovin siin kohal välja tuua, et ta meeldib mulle ja soovin, et ta märkaks mind ning vihjetest aru saaks. Näen teda tihti 4. korrusel, vinksi mängimas ja vaatame vahepeal üksteisele silma. Oh my god. Ma ei tea, kas ma peaks nüüd selle nimega ütlema, sest siia alla on see neiu pannud oma nimega. No ma arvan, kui ta nime pani, siis ta tahab, et seda öeldakse, ma eeldan. Anna nüüd andeks, aga ma ütlen su nime välja. Perekonnimi ka või? Ei, eesnimi ainult. No, siis ei pohku. Sinu Amanda. Ja kui... Amanda! Ja kui... Ilus nimi on. On küll, jah. Et kui sa nüüd kuri oled, siis proovi nii teha, et välk seda episoodi ei näeks meil. Ma korra mõtlesin veenide peal ja siis ütlesid käed, on ju. Aga miks sa arvad näiteks mingi pea peal ei ole, vaata? Teod! Ta on lihtsalt nii kurikult. Ta on nii suure pinge talus. Okei, tegelikult see Kaur tundub väga ilus mees, või ta mitte Kaur, see välk, vahet ei ole.
Tead, miks ma Kaur ütlesin või? Sellepärast, et siin on Kaur kurg jälle, I swear to God. Noh, ainult südamed lendavad. Oota, ma lähen Instagrami ja vaatan. Tõsi, vaatame üle, ainu, sest mis mehed siin Tallinna Tehnika Kõrgkoolis käivad, ausõna. Reaalselt. Tundub, et mehed, ma tõesti ei tea, mis tüübid siin käivad, ausõna. Oota, aga mis selle kohta oli siis? Lihtsalt oligi Kaur kurg ja suured südamed. Mega palju südameid. Instagram on olemas. Pildid on ka. Avalik, jah? Avalik. Muidugi. Ma arvan, et see on see sama. Taad pilti näe või? No jah. Oota, ta tegeles Kossuga, on ju? Jah. Jah, siis on see õige mees. Kossuga. Kossu. Okei. Reimo vaidleb. Davai. Tundub väga tore meesterahvas. Naised on hullud. Igatahes. Ma mõtlesin, kas ma ütlen, et jaa, ta tundub Saaremaalt pärit. Ei, tegelikult ma ei. Aga ei, muidu väga tore. Okei, nii, edasi. Tal on blondid juuksed, sinised silmad, võrratu naeratus, unelmate naine. Täpselt vastand sellele teisele, mis me saime mustad juuksed ja ma ei tea, rohelised silmad või? No jällegi, neid tüdrukuid on meil väga palju siin koolis, meil on väga kenad tüdrukud koolis. Ega ma muud ei oska öelda. Jah, sa ikkagi pead nagu kui sulle tegelikult keegi meeldib sulle. Elu on nii lühike. Ja. Lihtsalt ütle välja. Võib-olla järgmine episood saame teada, mis selle Välgu ja siis Amandaga juhtub. Ei, tal ei olnud Kaur, ei meeldinud talle või? Välk meeldis. Vist oli. Vist oli küll, jah. Ühesõnaga, seal on mingi mitu austajat. Ausalt öeldes, mul läheb ka juba sassi. Nii, meil on mingi lendur, ma ei tea, kes see lendab. Love you too much. See võib olla Insta-tag. Arvad? Raudselt. Vaatame järgi. Kui avalik ei ole, miks sa paned selle siia? Ei, no kõik, mis on sedelitele kirja pandud, meie loeme need ette. Ei, seda muidugi. Insta on olemas, aga ma ei usu, et see on. Või siis ei ole, ma ei tea. No las ta jääda. Nii. Kallis Miia, oled parim õmbleja MO23. See on moetööstus või? Jah. Tavai. Väga tore teada. Nii, Aleksei autotehnikast on... Oota, ma pean seda niimoodi ütlema, nagu siin kirjas on. Aleksei autotehnikast on vaba! See on nagu 3 A-d. Aga ta on vabakutid. Või naised, vaetele. Kuidas see endale parem? No. Järgmine. Minu lemmik raamatumüüja. Raamatumüüja. Mis sa arvad? Välk või? Välk. Oh my god, reaalselt. Who is this Välk? Suurelt kirja pandud ja südamed ka. Okei, täna me uurime välja, kes on Välk. Jah. Ja siis kutsume Välgu isiklikult siia ja me teeme intervju. Sest reaalselt mul on tunne, nagu need käekirjad on erinevad ka, kes on siis kirjutanud selle Välgu kohta, nii et peavad olema erinevad inimesed ja ma ei kujuta ette, mis mees see Välk on. Jah. Nagu astub uksest sisse, ma kukun pikali või? No tundub küll. Selliste kirjade puhul ma ütleks küll, jah. Okei, raamatumüüjad on need, kes Ameerikas käivad ju, on ju? Ehk siis tal on raha, ma kuulsin just hiljuti, et seal saab päris palju pappi. No kuule! Tal on raha. Noh, kena mees, mul ei ole midagi rohkem öelda. Nii, meil on Ranno Saar, eks ole. Väike süda. Sa meeldid mulle, olenemata, et sa elad Kundas. Kirjuta mulle. Ja all on Ragnar. Aga miks see Kunda nagu nii halb on? Mida Elli? Tavai. Nüüd Ranno teab. Ma ei jaksa, see ei ole võimalik. Ma armastan sind. Mis sa arvad? Välk! Oh my god! Kas see Välk on nagu päris inimene? Sellepärast, et sa tead ju seda multikat, kus see koer on Välk on ju? Jaa, Bolt. Ei, no vaata, siia on Välgunool ka juurde joonistus. See elu sees ei ole see, ma ei usu, nagu, see on täiesti teine käekiri kui eelmisel kirjal, nii et... Äkki lihtsalt keegi oskab nagu nii hästi lihtsalt seda... Ma ei usu! Ega mõtle, äkki need on tüdrukud, kes on kõik mingi alas samalt kursuselt. Mõtle, kui crazy see on, sul on klassis mingi 15 poissi, 10 tüdrukut. Absoluutselt kõikidele tüdrukutele meeldib see üks ja sama kutt. Aga tead mis? Üks tüdruk oli kõige julgem ja ta pani oma nimega sinna. Äkki nüüd tuleb midagi. Nii. Ma armastan Ralfi, aga tunded pole vastastikused.
This is a sad one. Me oleme kõik seal olnud. Tõsi. Aga elu läheb edasi. Ja me leiame võib-olla järgmised Relfid enda elus, eks ole? Absoluutselt. Nii. Rebase. Piits pidi ka kõige karmimad mehed ära hirmutama. Mulle meeldib see pilt, mis see on joonistatud. Oh my god, see on päris suur piits. Okay. Nii, meil on full, mis see sõna on? Origami või? Origami. Ja siin on niimoodi kirjas. Veera, ma armastan sind! Süda. Sind on suurelt. Nagu... Tavai. Ja, Veera, kui sa kuuled seda, keegi armastab sind. I love you, Andres! Aitäh teile. Suurelt kirjutatud. Meil on nii palju armsaid. Nii palju armastust. Ja järgmine tuleb siit. Milano. Milana. Okei, nüüd Patšenko. Ja. Sa oled kõige armsam tüdruk. 2 hüüumärki. Patšenko. Teate isiklikult või? Ei tea. Okay. Ma hakkasin mõtlema, mis rahvusest see on. Nagu, okay. Nii, @nullike shoutout. Oota, see oligi kõik. Okei. See oli kõik. Shoutout. Nii. Soovin tervitada oma sõpra Tõnu. Aitäh. Tere, Tõnu! AE 2025, kas see on autotehnika või? Meid ootab äge tulevik. I sure hope so. It better be. Nii, järgmine. Elisa Sein on bääri. Oota, kuidas see käib? Mis on see või? Mingi? Mis see sõna oli? Mis see sõna? Klakit! Kaspar Raidma on mega tibu ja tore. Vits tuttav nimi. Tibu. Kaspar Raidma on mega tibu ja tore. Nii. Nii, nüüd see tuleb jälle pikk. Ja see on hea. On või? Jah. Kui mu teadmised tõele vastavad, siis ühe episoodi välk on ka usin jalkakutt. Müügimees pidi kah usin olema. Olen teda tööpostil kohanud. Oota, kas ta oli see, kes raamatuid ka müüs, on ju? Ja, müügimees. Ehk siis me teame, et ta on müügimees, ta müüb raamatuid ja ta on ka jalgpallis tegutsev mees. See annab päris palju infi. On küll. Aga ta kirjutab niimoodi, siis see ühe episoodi välk. Mida see tähendab? See on see, te rääkisite sellest episoodis välk. Ja. Tavai. Me ütlesime ka nagu Reimoga, et me täiega tahame veel teada, on ju nagu kirjutage ja reaalselt, no veits panime üle, nagu nii palju on selle ühe härra kohta. Tundub küll. No nii. Lõpub fooni või? Võndasi. Võta, ma loen sulle. Kaur Kurg, see on nüüd sinu mees. Sa oled parim, kas sa tuleksid minuga kohtingule? Ma arvan, et Kaur võib-olla isegi tuleks sinuga kohtingule. Ja meil on Instagram olemas ka, me anname sulle. Kui me teaks, kes sa oled. Aga kaks tulist meest. Oh my god! Kuule nüüd seda. Elisa Sein, meil juba oli, vaata. Ta oli päädi, mäletad? Klaaket, on ju. Kuumad suudlused. Ja okei, oota, mis see KKK on? Ei oota, kas see on nagu mingi... Nagu 3 või, tükki? Nojah, ja siis on 2024. Ma ei tea. Me ei tea, mis see instituut asi on. Ma ei tea. Okei. Igatahes Elisa Sein, sa tead, me teame nüüd, et see on kuumad suudlused. Ja ta on bääri. Ja vaata, jah. Teeme nii, et kui teie vaatate episoodi või kuulate, siis te vaatate ka samal ajal, kui meie vaatame, on ju. Meil on free will, me saame guugeldada inimesi. Kuidas see kirjutakse? S-iga või? Elisa, jah. Kõik ühekordselt? Jah. Nagu Elisa Eesti? Jah. Elisa Sein? Sein, jah. Jälle nagu... Privaatne või? Äkki on mingi fake nimed reaalselt, vaatana? Samas äkki... Aga samas mõndadel inimestel ei ole enda nagu see full name, vaata. Neil on nagu mingi
variation sellest. Võib-olla. Võta järgmine, ma proovin Okay. veel vaadata, äkki on Facebookis. Õige, me guugeldame su üles. Ja me saame teada, kes see välk on reaalselt. Hoia siin on piip ja prillid. Mis elab Pärnus? Kes elab Pärnus? See on ka heiga. No ma ei nii. usu, et see on. No kui tal ei ole profiili sellel asjal ei ole kirjas tõka-tõka, siis ma arvan, et ta ei käi ole, seal. Suht kõik, kes käivad tõka-tõkas, panevad on ju? Jaa, imelikud ikka. Meil on @tõnks, meil on @pavelg ja meil on @arcade. Love you guys! Mängi süda. Tõnks. Kuule, lõpeta ära. Raiksat, Loksat, Kunn, head mehed, love you guys. Okei, kõik on nii head mehed. Okei, siin on mingi vene keeld, ma ei oska vene keelt. Las ma proovin. Ega ma ka ei oska, aga ma võin proovida. No nii. Siis äkki need, kes oskavad. Aga me translate ime teile alla, tegelikult me ei tea, mis see tähendab. Angelina Jolie. Okei. Nagu actual nimi siia. Oota. Okei. Sorry, me ei saa aru. Palun kirjutage eesti keeles või siis... Ma ei saa käekirjast ka aru tegelikult. Nagu selle normaalse käekirjaga. Siis me saame ette lugeda. Järgi, kui me ei saa aru, ei saa. Kuigi inimesed on väga tublid ja oskavad kirjutada. Aga nii, see on jälle pikk ja see on confession. Oota. Nii, ma ei ole julgenud enda klassivennale öelda, aga ta meeldib mulle. Marten Kaur. Ma olen logistikas. Tähendab, me oleme logistikas. Mis nimi? Marten Kaur. Nii tuttav. Ta käib logistikas. Ja ta ma guugeldame pärast. Me guugeldame pärast. Okay. Tegelikult arvate, et need on anonüümsed, jah? Ei ole. We will find your ass! Okei. Karl-Henrik Kruse on räigelt nunnu ja suur poiss. Big boy. Tänan. Me a big boy. No nii. Okei. Meil on uus confession. Ken Rasmus on nii nunnu. Valga 10-10. Valga? Okei, tegelikult, kui sa Valgast oled 10-10, mis sa Tallinnas siis oled? Andke teada meile. Või see lihtsalt Valga ise on 10-10? Ei, ma arvan, ta on 10-10. Ken Rasmus on 10-10. No. Valgas. No, we will find out, kas sa oled 10-10. Nii. Kallis Greta Tind. Oled imeline? Soovin kaunist sõbrakuud ja päikest igasse päeva. Vaata, kui vahva siin on öeldud sõbrakuud, mitte sõbrapäeva. Me peaks ka soovima sõbrakuud reaalselt. Üks päev ei ole piisav. Täpselt. Okay. Miks meil on vaja ühte päeva, et meelde tuletada enda kallimad inimesed, on ju? Sa peaksid iga päev, on ju, olema tore ja viisakas, eks ole? Clarkit, eks ole? Nii või? Ja, niimoodi. Ja... Greta Tind, sulle. Ja mul on viimane kiri. Mul see kast tühjaks. Mul on veits veel. No nii. Nüüd see viimane olgu hea, no. See on pikk. Nii. Romek. I miss you. I love you. Let's be more than friends. With love, J.K. J.K. Tahan teada. Romek. Romek on nagu huvitav nimi, sest ma ei kuule seda tihti. Vaata, tavaliselt on T lõpus, aga siin on K. Me leiame sulle. Irina on kõige ilusam õpetaja majas. Irina, kes? Irina. Keegi teab Irinat? Irina? Meil kaamera taga guugeldatakse. Tegelikult õpetajatega kõige lihtsalt. Me läheme kodulehele ja paneme Irina. On ilus või? Kas see oli ilus või see oli ilusam? On jah ilus? Ilus. Me usume. Okei. Nii. Irina / Füsaõps. Love you to the moon and back, you the best, @Gunnar, @Valdur, @Mällar, @Vahuri, Kärs.
tunne, et see on mingi esimene kursus kirjutanud. Normitätid reaalselt, mingi mällar. Okei, mis seal kogu aeg mälus on, mis asja? Võib-olla neil on vaata vaja seda keskmist hinnet tõsta. Tõsi. Irina, kui sa kuulad seda, sa meeldid kõikidele. Kallis Erland, palun vabandust, soovib härra arvutivõlur. Oda Irland. Irland on väga... Mingi soome nimi ei või? Ei oota, see perekond on ülituttav. Erland, kallis Erland. Eesnimi? Irland. Erland. See on perekonna nimi, ju? Ei ole. Siis ma ei tea. Ma mõtlesin, et see on perekonna nimi. Juba läks telo kohe, tead. Ei, no ma olen kuulnud seda perekonna nimena. Okei. Aga kus sa tead, et see eesnimi on? Ma tegelikult ei teagi, aga no. Eestis ja Soomes nagu on suht. Midagi. Võta vabandus vastu, on ju? Jah. Ja siis, kui sa Soomes oled, siis me ei otsi sind. Oleme sõbrad edasi. See oli juba, jah. Nii. Point tagasi sisse. Et tunduks rohkem kirju. Oh my god, okei. See tuleb ära piibutada reaalselt. Free PS ainult naised. Ja siia on pandud telefoninumber ka. Maria 321, kas me helistame või? Me helistame talle. No nii. Ma olen oodanud seda hetke. Okay. See on vist esimene kord, kui me actually helistame ka kellegele, on ju? Oh my god. Oota, aga mis ma ütlen? Okei, ära paanitse, on ju? Ära mul otsa vaata. Okei, ma ei vaata sulle. Okei, ma ei vaata sulle otsa, aga teeme niimoodi, et noh, tead küll, mis tekst seal oli, on ju? Aga me teeme hästi chill, vaata, et sa tead seda inimest. Sa oled nagu, et tšau, kuidas sul läinud on, et sa täna õhtul oled vaba, vaata. Et teed nagu sa tunneksid teda. Ma olen jammusta teinud. Aga võib juhtuda ka, et ta ei võta lihtsalt vastu. Võimalik. See on alati prank-kallidega see, et kui sa hakkad helistama, sul on jõhker närv see, siis sa tegelikult loodad, et ta ei võta vastu, aga kõige hullem on see, kui võetakse vastu, sest ma tunnen praegu, mul pea läheb nagu kergeks. Okei, mulle meeldib, et me lõpetame oma mõnusa episoodi sellega, et mingi vend võtab telefoni vastu, ma lihtsalt palvetan praegu siin kõrval. Oota, aga kui ma nüüd siia räägin, siis ta kuulab mind, on ju? Võin ära panna, räägin siia? Okei. Jah, vaata, et su käed ja väris, on ju? Kohe hakkab. Oota. Mul pakub venna numbrit praegu. Okei, enam ei ole. Oota, ma kordan. Endal vaata väike närv tuli ka sisse, vaata. Aga teate, ma ütlen teile ka selle numbri. Saate ka friigebo. 06. Laske käia. Oota, Maria. Kusjuures jah, ma nagu võtan lonksu ära, ma nagu käsi väriseb samal ajal. Aga ma isegi ei helista. Nii. Nii, kas me oleme valmis, jah? Võtma vastu? Jaa, me oleme valmis võtma. Ma oleks nagu raadios. Kõikid selle kõrvaklapi peas, kõik kuulavad täna, kes siia tuleb. Kuidas inimesed teevad seda? Ma pean tegema, muidu on see mingi skip 2 minutes. Jaa, võta siis, teeme siis ära. Teeme ära lihtsalt. See on okei, teeme ära. Ja ta vajutas. Võin kõne kinni panna, ta ei võta vastu, ma panen kinni. Ta pani ise kinni lõpus või? Ei, see lõpetas ära. Okay. Täiesti pekkis reaalselt, kui sa paned telefoni numbrist nagu võta vastu ka, on ju. Nagu pane oma telefon hääle peale. Kui sa tahad siis nagu võta vastu. Äkki ta on eilsest väsinud nii palju puhk. Jah. Täis pukitud. Täna on puhkepäev.
No täna on pühapäev ka, anname inimesele siis puhkepäeva, vaata. Äkki terve nädal on nii busy on. Kuulge. Kas ühe korra veel ei taha proovida või? Tead, võime proovida. Proovi ühe korra veel ja siis vaatame, kas tuleb. Aga ma annan telefoni sinu kätte. No anna. Oh my god, mina on närvi. Nii. Siis ma eeldan, vaata, kui sa 2 korda helistad, siis on nagu... Mõnikord ei võeta võõrast numbrit vastu, mina ei võta. No ma ka ei võta. Aga kui sa nagu avalikult paned oma numbri kuskile, vaata. See juba käib või? Ui, pile. Aga vaadake, kui ta praegu vastu ei võta, siis teie saate hakata helistama talle iga päev. Jama värk. Kell on 14.30 ka nagu. Sa ei peaks magama, on ju. Sa ei tee lõunapausi. Ta ongi nii väsinud, vaata. Täiesti pekkis ja ei võtnudki vastu. Kurdi luusar, ma ütlen ausa sõna. See oleks nii hea olnud. Aga saavad teised helistada ja ega meie ei tahagi selles suhtes. Oota, kas me võtsime klippäägi seest ka need ära või? Mida? Väiksed kirjakesed, mis olid see klipperi sees, klippäägi. Jah, neil on kõik kokku pandud. Siis on kõik tehtud, jah. Ja, päris palju oli tegelikult neid. Oota, aga meil on veel ju neid, mis need vanemad, mitte nagu sõbrapäeva teemasid, aga need teised ju. Jaa, need on seal kausis. Kas tahab ma võtan? Võtame. Teeme kiirelt ära. Teeme ära. Äkki seal on ka telefoninumbrid. Ja praegu me lugesime ette siis vaata sõbrapäeva omad, on ju, mis meil siin olid. Ja enne seda me tegime ühe kasti ka tühjaks, seal olid sees siis, need eelnevad, mis on lihtsalt nagu, mis te saate niisama panna, nagu meil on eelnevad episoodid olnud. Vaatame need ka olla. Siin on reas, ma ei saa iste kohal. Käbe. Võtan mingi pihu täis. Nii. Kuulen. Gregor on sekspomm. Klakid. Nii. Vormelimeeskonna elektroonikakapten Gregor Kaljumäe. Kinda cute though. Kas see on see sama Gregor siis või? Mis Gregor? Meil oli Gregor ka või? Mul oli Gregor just sekspomm, no. No ju siis jah. Sorry, ma vist ei kuulanud sind. I'm sorry. Ma ei nii ekstaasis juba. Mu klassivend ei käi koolis ainult stutis, tal on maksahaigus. See on karm asi, mul ühel sõbral oli. Pole üldse naljakas. Nii, meil on nüüd väike confession, eks ole. Kessler ei õpeta. Ma eeldan, et see on mingi õpetaja. Ja ta ei õpeta. Kessler, ma ei tea. Kessler, kes? Me guugeldame. Aleksis Rebane spordivaldkonna juhiks. Oota, kas meil just ei ole, oli ära see, on ju? No see nüüd siit võib-olla siis kirjutati mitu tükki. Aga ma ei tea, kes ta on. No jah. Nii. Saatsin kogemata õppejõule meili, mille tahtsin kursakale saata. Meili sisu oli ciao, be happy. Kurb nägu. Pärast seda... Palun piibutage see ära. Oh my god, nii. Pärast seda kontrollin edaspidi kõik meilid topelt üle. Õige. Ma kirjutasin sügissemestril teisel päeval endal ühele õppejõule või sellele valdkonna või juht või instituudi mingile koordinaatorile või kellelegi, et ma ei jaksa enam appi. Kõik. Lugupidamisega. Mu nimi. That's it. Ta vastas ka selle. Ta vastas, küsis, et mis juhtus. Mis sulle muret tekitab, mis ma olin mingi, oh damn. Oh damn, sa actually olid. Põhimõtteliselt. Kuulsin, et mu klassivend suhtleb alaealiste lastega, vanus kuni 13. Okei, tegelikult mul oli tegelikult ka üks kiri, kus oli kirjas, et mu klassivend... Okei, tegelikult ma ei hakka seda ütlema. Nii. No see oli ka selle teemaga seoses. Sinu klassivend? Ei, mitte minu klassivend, ega mina ei kirjutanud. Mingi teise venna klassivend. Okay. Aga see oli ka sama teema, vaata. Igades. Appi. Läbi. Tegelikult see lõi veel. Nii, appi. Kessler ütleb iga kord eri asju. See on see sama õpsis, kes ei õpeta. Ta lihtsalt ei õpeta teid. Aga vaadake, selle jaoks ongi
reaalselt need kastid nagu tähtsad, sest siit tuleb tagasiside ja meie episoode vaatavad ka õppejõud ja isegi vist ma ei tea, need inimesed, kes ümarlaua ümber istuvad, nemad ka, nii et nemad saavad sealt tohutult palju tagasisidet tegelikult, mis koolis toimub. Palun kirjutage, mis teile ei meeldi, mis teile meeldib, mida oleks vaja parandada. Ja meie lähme ise koha peale, otsime üles need vennad. Testin pastakat päris mõnus, peaks 2 juukse sebima kuskilt on veel. Muide, sina, kas sa selle kirjutasid, kui me neid kaste kokku korjasime, pastakad olid kadunud, harilikud ka. Seekord oli ka, harilikud olid läinud. Oh my god, kas teil nagu raha on vaja või? Või nagu harilikku? Meil ühel hetkel lihtsalt vaata saab otsa, me ei saa siit sahtlist nagu enam võtta, sest pole midagi võtta, kui te kõik ära võtate ja no palun ärge võtke. Please. Nii, meil on õppejõud Sigrid Nasari äkki. Nasari, vabandust. Ta on isegi olnud ühes podcasti episoodis. No nii, ja kuula nüüd. On liiga seksikas. Päriselt või? Ja, ning tema loengus jääb ainult tema outfit meelde. Klaakid. Seksikas. Oli siis seksikas või? No ma ei tea, ma nagu uploadisin seda reeli ainult, ma just liitusin siis podcastiga, ma ei ole tega nagu kohtunud. Nii ammu tagasi. Aga ta minu teada on arhitektuuris. Aha, okei. Kui ma ei eksi. No kui sa näed teda, siis vaatad outfit üle. Ma ei ole 4 nädalat maganud rohkem kui 6 tundi. See on karm. I feel you. Ja tead, kes need vennad võivad olla? Arhitektuuri vennad. Raudselt. Nad ei magagi. Sigrid Nasar ei lase magada. Jah, oma outfit jääb nii meelde, et nagu sa isegi unes näed seda. Nii, kursakas läks peale tunde Kristiine keskusesse aega parajaks tegema. Jalutas Jyski kaupluses ja kuulis tuttavat telefoni helinat. Tegemist oli meie keemia professoriga, kes talle tere ütles. Mul meeldis, et see algus oli nagu rohkem nagu ja siis see lõpp oli ma otsin kuidagi lõpp oli selline. Hääled ei lase mul öösel uinuda. Reaalselt, ma räägin, ma eile olin tööl ja nagu mul käis kogu aeg peas see üks TikToki sound. I'm gonna die in this house. Tead seda või? Vist küll, jah. Gonna die in this house. Jaa. Ja nüüd tulevad inspirational coded. Ole julge ja oota, tee muistu. See peab hästi motiveerima. Ole julge ja uudisimulik. See oligi või? Jah. Mul on lühikesed väiksed nagu ampsud, vaata. Klaaki. Mina nägin, kuidas Mark... Ma ei loe seda. Miks? No ma võin lugeda. See. God damn. Okei, ma ütlen. Kas ma tahan, ma ütlen? Ei, no siis tuleb välja piibutada. Nojah. Mina nägin, kuidas Markus vetsus. Tegelikult ei ole naljakas. No tegelikult ei ole jaa, aga see on päris... Me oleme koolis, on ju, eks ole. Et me kõik eksisteerime siin, eks ole. Mis korrus veel? Ma kasutan koolivetse ka ju. Jah, nüüd me ei teagi. Ilus väike siia lõppu. Andris Tauer on nunnu. Süda, love you. Nii, ja nüüd väike amps veel. Ole rõõmus ka väikest asjad üle. Üks on veel. Nii. No see on, kas see on viimane või? Oh my god, see on nüüd nii armas siia lõppu panna, eks ole? Ma jätan selle siia. Äkki ta helistab su tagasi? Oh my god. Nii. Ole tänulik kõige eest, mida elu pakub. Boom. Nii, et kui elu pakub sulle võimaluse, et vetsus siis võta sellest kinni. Sellepärast, et kui elu pakub. Ei ootega, kuidas ta teada sai sellest? Kas ta ootas nagu vetsu järjekorras ukse taga ja kuulis või? Või see on nali või nagu reaalselt? Tead, ma arvan, et see on nali.
aga võib-olla karm reaalsus, me ei tea. Aga ausalt öeldes, ma ütleks, et kirjad olid päris head. On ju. Ja tegelikult kõige parem ongi, kui sa paned igast teemast midagi, on ju. Meil on õppejõud, kes võib-olla ei õpeta sind, on ju. Meil on õppejõud, kes näeb lihtsalt nii ilus välja, et sa lihtsalt ei suuda öösiti magada, on ju. Et anna nagu teada ja me tegeleme probleemidega. Või mitte probleemidega, vaid toredate teemadega. Me lihtsalt tahame toredaid asju ka öelda. Noh, keda sa armastad, on ju. Me lõpetame selle podcasti ära, on ju. Me lähme kohe Instagrami. Me lähme Google'isse ka. Ei, see on aus. Me reaalselt kohe lähme. Ei, reaalselt. Meil on eesnimi ja perekonnanimi. Me oleme valmis. Ja me oleme tüdrukud ka, on ju. FBI. Nagu, nalja töötud. Sa kahtad meis. Igatahes. Nii et jah, olge tänulikud kõige, kes mida elu pakub. Olge rõõmsad. Ja ma arvan, me teeme veel seda ja siis inimesed saavad ikkagi jagada enda muresid ja rõõme meiega. Ja, sinna selleks. Teeme nii. Näeme... Oi, vabandust. Oh my god. Kas me teeme seda nagu pealtnägijast tehakse või? Näeme vähem kui nädala pärast. Mida nad teevad? Midagi sellist nad teevad. Mida? Täpselt, näeme tund aega vähem kui nädala pärast. Aga mitte päris. Me näeme siis nagu... Teate, me teemegi seeria, kus meil nüüd peaks vist olema väljas juba 3. Kui nüüd see tuleb välja siis 3 episoodi, mis on selle mõttekasti kohta. Me teeme sellest seeria, ta juba on omamoodi seeria. Ja järgmine episood tuleb täpselt siis välja, kui me näeme, et kasti on midagi kogunenud. Nii et käige ikka kooli peal ringi, pange sinna oma mõtteid asju sisse, on ju. Ja meie käime ka vahepeal vaatamas. Praeguse seisuga lähevad kastid tagasi sinna, kus nad nüüd ennem olid. Lähevad 4. korruse lebolasse A-korpuses, siis lähevad 3. korruse B-korpuse lebolasse ja siis paneme ka 2. korruse sinna foajeesse kohe ees. Vot, nii et pastakaid harilge palun, ärge võtke palun. Ma tean, et teil on, aga kuidas te muidu kirjutate? Ma tahaks küsida, kes selle Google Formsi tegi, eks ole, sest see oli katkine Google Forms, eks ole. Sit your back down. Nii et jah, aga me võime teha küll, me teeme õige Google Formsi eest ja saata nagu täiesti anonüümselt ükskõik kus kohas, ei roti pastakaid ega pliiatseid ja siis te saate lihtsalt telefonis ära teha. Okei, kuulge, aga kohe ongi meil 40 minutit täis ja näeme varsti, loodetavasti. Tšau!